tänu, Isa, me tuleme su ette Jeesuse Kristuse sinu armsa poja nimel, issand, kuningate kuninga nimel ja me täname, issand, et sul on täna midagi meile öelda, issand, ava meie silmad, kõrvad kuulama su häält, silmad vaatama vaimseid asju ja kõrvad kuulama su eest ja häält ja siin me ütleme kõik koos, et siin me oleme su sulased kuulama su häält, siin me oleme su sulased kuulama su häält. Siin me oleme su sulased kuulama su häält. Räägi, issand, sest su sulane kuuleb, Tänu Jeesus. Isa, me palume, et kõik, mis me räägime, sinu vaimust läheb meile südamesse, teeb meie südamega tööd, et ta saaks valmis Kristuse päevaks. Ja mis tuleb kuskil hingelikult, las läheb ühes korras sisse teisest välja, ärgu tehku kellegile mingit kahju. Ma loen Markuse 16. peatükis 15. salmist. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kulutage evangeeliumit kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Päästeprotsess. Usud, ristid ära, hakatakse päästma, päästmine protsess hakkab pihta. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka, et usk on väga-väga vajalik arendada usku. Praegu käib nagu usu arendamine läbi igasuguse katsete, usuproovid ja kui usku ei ole, siis Jumala sõna ütleb, et ilma usuta sa ei saa Jumalale meelepäraseks mitte kuidagi. Aga siin on sümptomid. Kuid uskujad saadavad sellised tunnustajad. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, number 1. Kurja vaimu ajavad välja. Praegu me juba kuulsin Facebookis igast juttu, et kurja vaime kristlases kuskil ei ole. Ja täitsa ereesad liiguvad juba jälle ringi. On küll kuri vaim, kui sa kirikusse tuled sa kogu oma paketiga üleni kurja vaime täis ja seal hakatakse alles sind puhastama. Alles kirikus koguduses on see puhastuskoht, kus hakatakse sind alles puhastama. Ja näidatakse sinu kurja vaime, kellega sa koostööd oled pidevalt teinud. Kaasa arvatud minuga, olen see kõik läbi elanud. Ja minu nimel ajab nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürtmadusid, seda ei pea praegu minema metsa proovima. Ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks neid. Vaata, usul on selline. Ja haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Ja see on issanda sõna. Uskujad saadavad sellist tunnutajad. Ja Jumal, ja kui issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala parema käele, aga jüngrid läksid välja, kuulutasid kõikjal ning issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. Issand on see, kes toetab neid, kes evangeliseerivad ja käivad Jumala tahtmise järgi ja kinnitab sõna tunnustähtedega. No nagu ka Paulus läks ja seal laevahukud asjad värgid ja madu tuligi sinna, salvas teda, võttis kinni, viskas tulle ja midagi kahju ei tee. Et sa ei pea madusi taga minema otsima. Aga kui sa satud siuksesse olukorda, kus kohas madu sind, siis see mürk sulle kahju ei tee. Et selline väike algatus. Aga nüüd, armas naine Susanna, sinu kord. No nii tore, kõik hakkasid nüüd uskuma, et on mul palju kergem rääkida. Tere, armu ja rahu. Oled sa tulnud sellisele mõttele, et kas sa meeldid Jumalale? Et kas ma olen selline kristlane, kes meeldib Jumalale või ehk on Jumalale meelepärane? Selle küsimuse küsisin mina endalt hiljuti osadusest koju sõites. Nii et mul oli 5 päeva aega igasuguseid mõtteid kirja panna. Nad ei olegi kõik võib-olla loogilises järjekorras, aga nad salmide kaupa ikkagi kirjas, nii et hakkame otsast siis peale. Tõde on, ja ma tean seda, et Jumalale meeldimine ei seisne takistustest läbi hüppamises ega jäikade reeglite järgimises. See seisneb isikliku suhte loomimises Jumalaga, mis muudab meid seest poolt väljapoole ja annab meile jõudu olla ja ka elada kuulekuses Jumala tahtele. Kõik kristlased peaksid olema Jumalale meelepärased. See peab olema kristlase elu eesmärk,
aga kuidas seda olla, siis seda selgitab meile Jumala sõna ehk piibel. Piibel ütleb ka seda, et püüda olla ise Jumalale meelepärane on juba eos läbi kukkunud, sest oma tegudest ei saavuta me midagi. Ja nüüd tänane kirjakoht, see on väga, väga kõnekas, see on Filiplaste 2:13. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Meie eesmärk elus peab olema soov iga päev Jumalale meelepärane olla. Ja pärast selle sama väikse kirjakoha lugemist ei saa me enam öelda, et vabandust, ma ei teadnud. Ja ma ei ütle kellegi hukkamõistmiseks seda, et keegi pihta ei saaks, aga kui sa pole Jumalale meelepärane, kas ei teki ikka küsimus, kas ikka lased pühal vaimul enda sees valitseda? Ja milles seisneb Jumalale mitte meelepärane olemine? Loen kiiresti mõned tähtsamad asjad ette. Esiteks loomulikult ebajumalate kummardamine, maailmameelsus, Jumala teotamine, varastamine, tapmine, abielu rikkumine, kõlblusetus. Nüüd läheb huvitavamaks kõlvatus, ebapuhtus, lõbujanu, omakasupüüdlikud eluviisid, laimamine, kadedus, viha, kättemaksuhimu ja teiste rõhumine, keeldumine uskumast Jumalasse ja tema armusse, iseenda seadmine Jumalast ja teistest kõrgemale ja lõpetame silmakirjalikkusega. Ja viimaseks jätame meeleparanduse. Kui meeleparanduse puudumine on tahtlik ja teadlik patus elamine ja see on ilma soovita oma käitumist muuta, siis siia alla kuulub ka andestamatus ja leppimatus teistega. Tahan lisada juurde, et andestamine ja leppimine peavad käima ka koos meeleparandusega, mitte teha seda halba enam, mis sa oled teinud, ehk ülekohut. Tuleb arvestada ka sellega, et koos minuga andestab ka Jumal kõik tehtud ülekohtu. Ja näiteks, kui sa saadad kirja teel kellelegi, et anna andeks, kui ma olen sulle midagi teinud, siis kuidas peaks mina teadma, mida me nüüd korda ajame ja millest sa meelt parandasid ehk kahetsesid. Ja Jumala sõna ütleb, et anna andeks, kui su vend tuleb su juurde ja kahetseb ja siis annadki andeks kas või 77 korda. Jutt siis sellest, et ka andestamine peab olema Jumalale meelepärane, kuid siiski peame enda poolt tegema kõik, et need ebakõlad laheneksid. Omalt poolt paneme maha solvumise, kibeduse ja nagu eelmine kord juba ütlesin, kuskil pole kirjas, et me peaksime kohe suured usaldusalused olema. Andestama peame, aga usalduse tagasivõitmine võib võtta aega. Ja selle teema lõpetuseks ei saa ka kellelgi, kes sulle haiget teinud on, andestamist nõuda. Kui pole kahetsust, ei ole sellel nõudmisel ka vilju. Siis tuleb hoopis enesega tegeleda ja mitte sisse lasta kibedust ega hakata solvunut nii-öelda mängima. Jeesus ütleb Matteuse 11:30, sest minu ike on hea kanda ja koorem, mille ma teile annan, on kerge. Aga tihti, nagu eespool mainisin, juhtub, et kui me võtame endale enda ikke peale ja keeldume issanda iket võtmast, jäetakse meid üksi, lastes meil elada elu Jumala abita. Uskuge mind, sellel viisil me ei saa Jumalale meeldida. See ei õnnestu. Piiblisõna ütleb, et Jumal ehk püha vaim teeb tööd sinu sees ja ta teeb tööd sinu kaudu. Ta annab sulle meelevalla teha seda, mis temale meeldib. Siin võib öelda amen. Jumalale meelepärane olemine on piiblikirja alusel vaid palve kaugusel ja kui ma alistun pühale vaimule, siis tema juhib mind Jumalale meelepärane olema. Ma usun, et see on tõsi. Minul on tihti nii, et ütlen küll ühte asja, mõtlen teist asja ja kui ma midagi tahan, siis seest poolt tuleb teadmine, et tegelikult tuleks teha teistmoodi. Aga ma ei saa kohe ennast ümber häälestada. Siis pole muud teha, kui tuleb minna Jumala ette ja jagada seda Jumalaga ja tutvustada Jumalale üle see probleem, millega mina ise hakkama ei saa. Tunnistan Jumalale, et ma tean Jumal, et sa tahaksid, et see mu elus korda tehtaks.
ma saan aru ja tean, et see on meelepärane ja õige su silmis, issand, kuid mul on vaja väge, et seda korda teha. Ja nii imeline, Jumal teeb seda ja mitte üks kord, vaid ta teeb seda alati. Ja näiteks ka tunnistuste andmisega, ka need peavad olema Jumalale meelepärased. Mis on hea tunnistus? See on selline tunnistus, mis on õpetlik, toob au Jumalale ja viib tõe sisse. Aga mitte nii, nagu tuntud meieealiste muinasjuttu siin luuletada, et kõik maad läbi käidud sai, luisatud sai usinasti, suured valed täitmas lasti. Ja nii imeline, kui see ka ei ole, siis sellised tunnistused liiguvad tegelikult ringi. Alles hiljuti kuulsin. Aga et saada aru, kui tähtis on olla Jumalale meelepärane, loeme 1. Thessaloniklaste 4, salm 1. Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. Saab ka paremini. Et miks siis on nii oluline Jumalale meelepärane olla? Et kas Jumal ei armasta mind? Jaa, Jumal armastab mind, teid ka, ta armastab kõiki oma lapsi. Aga see ei tähenda, et suhe temaga on juba parim. Me peame olema Jumalale meelepärased, mitte ainult Jumalat armastavad. See tähendab enamat kui lihtsalt oma armastuse kuulutamist Jumala vastu. See on oskus oma elu elada niimoodi, mis on talle meelepärane ja peegeldab tema armastust ja headust. See seisneb tema käskude järgimises, Jumala autoriteedi austamises ja tema nime austamises kõiges, mida me iganes teeme. Samas pange tähele, ma ei räägi legalismist ega käsumeelsuse kitsal köiel kõndimisest ja kõigi seadusekäskude sätestatud lubaduste ja keeldude järgimisest. See on orjus ja see muudab sind ainult issanda religioosseks järgijaks. Me oleme talle verega lunastatud ja me pole enam orjad. Aga kui me lähme tagasi Filiplaste 2.13 juurde, me peame laskma issandal endast töötada. Võta enda peale Jeesuse ike, see, mida teha ja mida mitte teha, siis pole miski enam tüütu ega hukkamõistev, vaid kõik on rõõm ning tahtmine Jumalale meeldida. Aga samas, miks mõned inimesed ei meeldi Jumalale? Miks ikka mõned kristlased näevad Jumalale meeldimisega vaeva? Jooksevad ja jooksevad, aga vilja pole. Sellel on mitu põhjust, aga see taandub inimese südamele. Paljud inimesed ei taha Jumalat teenida. Isegi kui mõned ütlevad oma huultega, et nad tahavad seda teha, siis sügaval sisimes nad ei tee seda. Mõned elavad oma patuse loomuse kontrolli all. Roomlaste 8.8, kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Kui sa oled võtnud Jeesuse Kristus oma päästjana vastu, vabaned patuhorjusest, seda ütleb Jumala sõna. Sinu vaimu taassünd teeb sinust uue loodu Kristuses. Kuid sul on veel 2 asja, millega võidelda. Oma keha ja oma mõistus. Roomlastele 12.1.2 ütleb: Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. John B.V. ütleb meeleparanduse kohta: meeleparandus ei ole lihtsalt patustamise tunnistamine, see on loobumine oma õigusest otsustada, mis on sinu elu, enda elu jaoks parim. Tõeline meeleparandus ütleb: Jumal, ma ei ela enam kohtunikuna, kes otsustab, mis on minu jaoks parim. Sellest hetkest alates on sinu sõnal viimane sõna, isegi kui ma seda ei mõista. See on püsiva elu alus. Ilma selleta saame koguda teadmisi, käia kirikus ja näida vaimselt küpsed, kuid siiski murduda, kui elutormid tulevad. Meeleparandus ei ole kristliku elu lõpp, see on alus, millele kõik muu on ehitatud. Tsitaadi lõpp. Jumalale ei saa meeldida ka siis,
kui sa ei ela usus. Nagu sa just ütlesid. Heebrealaste 11.6. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Sa ei tohi oma südames kahelda, et Jumal on olemas. Sa pead teadma, et ta on olemas ja tahab sinuga suhet luua. Ta tahab olla kaasatud igasse sinu eluvaldkonda. Kui sa teda usus otsid, tasub ta sulle. See usk ja otsimine rõõmustab teda väga. Roomlaste 12.3 öeldakse, et Jumal andis meile usu mõõdu. Tuleb välja, et usk ei ole meie oma. Jumal on selle meile andnud. Paulus ütleb Galaatlaste 2.20, et elu, mida ta elab, ei ole tema oma, vaid Kristus ehk võidmine elab temas. Seejärel jätkab ta, et elu, mida ta elab lihas, on Jumala poja Jeesuse läbi. Usk, mis meil on, ei ole meie oma, vaid Jeesuse usk. Me peame elama oma elu Jeesuse usu kaudu, mille Jumal isa meile on andnud. Meil on kõik, mida me vajame. Aga pöördume tagasi Roomlaste 12.2, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Me peame oma meelt uuendama, et õppida ja teada, kuidas tegutseda usus, mille oleme Jumalalt saanud. Kui me seda ei tee, jääb meie usk uinuma ja seda ei kasutata kunagi. See ei meeldi Jumalale. Jumalale ei meeldi ka see, kui me püüame olla meele järgi inimestele. Galaatlaste 1.10 ütleb, kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Ilmselgelt ei püüa ma võita inimeste, vaid Jumala heakskiitu. Kuid inimeste meeldimine oleks minu eesmärk, ei oleks ma Kristuse sulane. Inimestele meeldimise püüdmine võib olla meie elus ohtlik tee. Meid võidakse juhtida vales suunas ja eksitada valdkondadesse, mis võivad tuua rohkem kahju kui kasu. Seda tehes avastame, et püüame saada pigem inimeste kui Jumalate heakskiitu ja kinnitust. Me veedame kogu oma elu kinnisideeliselt mõeldes sellele, mida teised minust arvavad. Me ei muretse selle pärast, mida Jumal meist arvab. Me dikteerime oma otsuseid selle põhjal, mida teised arvavad. Kui Jumalamees Alvares ütles, et minu häält üritatakse maha suruda, sain ma hoiatuse, mida teeb püüd inimestele meeldida. Mõnda aega tagasi olid minu kõik meeled juba seotud sellega, mida keegi võib minu edasi antud sõnast välja lugeda. Ja teate, mida rohkem ma püüdsin seda vältida, seda hullemaks see läks. Viimane karikas siis oli see tilk sinna, siis see, kui ma rääkisin, kuidas ära tunda hunti koguduses ja tuli kaebus, et üks kohale viibija sai sõnaga pihta. Nuta või naera. 1. Timoteuse 2.4 ütleb vastupidi, me räägime nõnda, nagu Jumal meid on arvanud kõlblikuks, et usaldada meie kätte evangeelium. Me ei räägi, et meeldida inimestele, vaid Jumalale, kes meie südamed läbi katsub. Pärast palveid Jumalaga ja kinnitusi võin teile öelda kõigile järgmist. Praegu dikteerib minu edastatud sõnumeid ainult Jumal. Ma kuulan ja luban teistel inimestel oma ellu rääkida, aga lõppkokkuvõttes on lõplik otsus Jumalal. Jumalale ei meeldi ka Jumala mitte usaldamine. 1. Korintlaste 10.5 ütleb, kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ja nad löödi maha kõrbes. See salm räägib Iisraeli lastest pärast Egiptusest lahkumist. Kuigi Jumal vabastas nad egiptlaste orjusest ja vangistusest, nurisesid nad ikkagi. Nad ütlesid ikka ja jälle, Jumal, sa oled meid toonud kõrbe surame. Miks? Sest nad ei usaldanud Jumalat. Nad ei näinud tema headust ja armastust nende vastu. Ja lõppu me teame, neist mitte keegi ei saanud tõotatud maale. On midagi ilusamat. Alles hiljuti rääkisin, tuli oma abikaasaga ja me rääkisime teisele, kui imeliselt meie abielu on muutunud. Ta ütles väga minule väga südamesse lõikavad sõnad, et ta armastab mind järjest rohkem. Et pärast 30 aastat ei ole me teineteisest tüdinud, vaid hoopis vastupidi. Me oleme parimad sõbrad ja me oleme harva teineteiseta koos.
Meile meeldib olla teineteise kõrval ja tuli teadmine, ühine teadmine. Põhjus on selles, et meie elu on nii täis Jumalat ja me otsime teda nii palju. Me tahame talle meeldida kõigis oma eluvaldkondades. Ja kui me seda tegeme, valab ta armastust tagasi meie ellu ja osa tuleb meie abiellu siis tagasi. Tänu Issandale selle eest. Jumalale meelepärase elu elamine ei ole võimatu ülesanne ega koormav kohustus, mida peame taluma. Selle asemel on see rõõmus armastuse ja kuulekuse teekond uskumatute eelistega. Jumalale meelepärane olemine toob meie ellu palju rõõmu ja Jumal on alati valmis varustama meid kõigega, mida vajame tema tahte täitmiseks, kui ta meis tegutseb, andes meile soovi ja jõu teha seda, mis talle meeldib. Kuidas me siis sellega hakkama saame? Lihtsad ja praktilised sammud võivad oluliselt mõjutada meie teekonda Jumalale meelepäraseks muutumise poole. Alustada iga päev Jumalaga, pühendades oma mõtted, sõnad ja teod temale. Tuleb teha Jumala kartlikke valikuid, ka raskeid, ja armastada teisi siira agape armastusega. Harjutada tänulikkust, tänades alati Jumalat tema õnnistuste ja varustatuse eest ning olla osa oma kohalikust kogudusest, kuigi see sulle võib vahel väljakutseid esitada, aga ta julgustab sind ja toetab. Pea meeles, et eesmärk ei ole olla täiuslik, eesmärk on olla sihikindel. Iga päev on meil võimalus teha valikuid, mis Jumalale meeldivad. Seega tuleb astuda usus välja, hoida oma pilgud Jeesusel ja pühendada elule, mis toob rõõmu meie taevasele Isale. Milline au on Jumalale meeldida ja milline rõõm on näha oma kuulekuse eeliseid oma elus. Heebrealaste 12:28 ütleb, olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega, sest meie Jumal on neelav tuli. Minul väike tõrge oli allaheitlikkuse kohta, aga Jumala abiga saame sellest üle. Jeesus on parim eeskuju, mis meil on. Inimesed tõmbasid pidevalt teda enda poole, isegi kui ta tahtis puhata. Inimesed järgnesid talle kõikjale. Jeesus ütles, et ta tuli teenima, mitte teenima. See peaks olema meil kõigil südames. Me oleme siin maa peal, et õnnistada inimesi enda ümber ja olla valguseks siin pimedas maailmas. Ja nii raske, kui see ka poleks, võime paluda püha vaimu väge, et aitaks meil olla Jeesus inimeste eludes meie ümber. Jumal on meiega rahul, kui me oleme oma lähedaste vastu head ja aitame tõelisi abivajajaid. Aamen. Need olid tänased mõtted.